tahad teada, miks Ühendkuningriik on piiks? Noh, sest see naine võitis noorte naiste võimestamise auhinna. Jah, see naine, just see naine võitis auhinna noorte naiste võimestamise eest. Talle anti Briti kodaniku auhind. Ja kahjuks ei ole meil õigust ega privileegi teda näidata ega tema nägu näha, sest miks me peaksime? Ta annab muidugi naistele jõudu kaduda prügikottide taha. Ja me räägime sellest, sest viimasel ajal olete võib-olla märganud, et käib suur arutelu selle üle, kas Ühendkuningriigis võib tulla kodusõda. Kas see jõuab sinna maani, et radikaalsed islamistid ja sisserändajad lähevad vastamisi Ühendkuningriigi inimestega, kes usuvad, et nad peaksid oma kultuuri säilitama? Ja vastus on, et me tegelikult veel ei tea. Aga mida me näeme on see, et see fassaad, mida meedia ja poliitikud Ühendkuningriigis on peale surunud, et Ühendkuningriik on tõesti multikultuurne ja see on tõesti noorte inimeste võimestamiseks. Ma mõtlen, et just selline näeb välja võimestatud noor naine. See ei toimi enam tegelikult, sest britid on saanud küllalt. Nad on sõna otseses mõttes jõudnud oma piirini. Ja nüüd hakkavad nad käituma üha vägivaldsemalt, sest nad mõistavad, et kui nad tegelikult ei hakka vastu, siis ei ole neil midagi teha selle ülevõtmise peatamiseks. Ma mõtlen, Briti kodaniku auhind antakse sellele tüdrukule selle eest, et ta annab noortele naistele jõudu juurde. Ja praegusel hetkel mõtlevad inimesed, et okei, meedia lihtsalt mängib meiega ja me oleme sellest tõsiselt tüdinenud. See ongi see, mis praegu toimub, üle kogu Ühendkuningriigi. United Clan fašistlik rühmitus viskas täna Glasgow's argpükslikult liikluskoonu migrandist kulleri pihta, varem migrantide vastasel meeleavaldusel. Kahjuks, kuigi loodeti, et islamistliku ülevõtmise ja Ühendkuningriigi infiltreerumise peatamiseks piisab vestlustest ja valitsuse poliitikast. Selgub, et inimesed tunnevad üha enam, et nad peavad vägivaldselt tegutsema, et oma riik tagasi enda kätte saada. Ja kuigi me loomulikult ei toeta vägivalda, tuleb mõista, et kui sa valetad ühele inimrühmale ja valetad sellele rühmale ikka ja jälle, ja kui need inimesed üritavad midagi öelda või teha, arreteeritakse nad ning politsei ei ole valmis neid inimesi kaitsma. Et mingil hetkel püüavad need inimesed öelda, et nad peavad enda eest seisma. Ajage nad välja! Nii et nad karjuvad siin, ajage nad välja ja viskavad koonuse migrandi pihta, kes hakkab jooksma. Ja ma pean ütlema, et see paneb paljusid meist end väga ebamugavalt tundma, sest see on kohutav, see on rassistlik ja see on hirmutav. Ja sa ei taha kunagi olla see inimene, keda ajab taga grupp väga vihaseid inimesi. Aga selle kõige iroonia seisneb selles, et just need samad inimesed, kes on väitnud, et me ei tohi olla rassistlikud ja et meil peab olema armastav kogukond, on sundinud inimesi tundma, et see on ainus võimalik tee edasi. Eks, sest nüüd on tuhandeid inimesi Glasgow's protestimas, varjudes, et nad peavad nõudma massilise sisserände lõpetamist Šotimaal. Võeta oma Palestiina, oma neetud kodus maha! Vaata, ma ei usu, et peaks kedagi teist vägivallas süüdistama peale nende, kes vägivalla toime panevad. Ja ma ei arva, et me saame öelda, et kui te käitute nagu kamplärmakad noormehi, kes vägivaldselt tänavatel patrullivad, siis oleks keegi teine selle eest vastutav peale teie endi. Aga ma arvan, et mingil hetkel peame endalt küsima, kuidas see nii läks? Ja põhjus, miks see nii läks, on see, et valitsused on surunud nende inimeste kaela ohtlikke ideoloogiaid ja käskinud neil mitte uskuda väga lihtsat jama. Nad on rääkinud neile, et nad peaksid uskuma, et need naised, kes väidetavalt teisi naisi võimestavad, on need, kes ei suuda isegi oma nägu näidata. Nad on rääkinud neile, et nad peaksid uskuma, et lihtsalt istuge vaikselt ja ärge öelge migrantide kohta midagi halba, sest see on nende riigile väga kasulik. Samal ajal, kui need migrandid on käinud ringi, ahvatlenud, vägistanud, hävitanud ja rüvetanud erinevates kohtades. Ma mõtlen, see video levib tohutult, sest see valge mees, kes elab Inglismaal ja kelle kodu kõrval on see mälestuspaik. Ja viimasel ajal on ta näinud, et need immigrandid on seda hävitanud, istunud seal, suitsetanud ja rikkunud selle ära. Ja ta on püüdnud aidata. Tere poisid, kuidas läheb? Nii et tal on seal käes otse kanepi pläru. Kõik need ähvardused, see on relv. Kas sa tead, mis see on? Kas te poisid teate, mis see on?
See on surnuaed surnud inimeste jaoks. Teate küll, sõdimine ja muu selline. Jah, saate aru, mida ma mõtlen. Saate aru, mida ma mõtlen? Jätke need ära, need ülemised. Sest te jõudsite pärgadeni, eks? Ja sul on igal pool sigaretikonisid. Nii et päeva lõpuks saan ma tegutseda ainult seaduslikult. Las nad kõik räägivad, sest seda lambad teevadki. Saad aru, mida ma mõtlen? Niile, kes tema aktsendist aru ei saa, sest see on natuke raske, ta ütleb põhimõtteliselt, et vaadake, siin on mälestusmärk inimestele, kes on meie sõdades võidelnud ja pärgade peal, mille inimesed on toonud hukkunute mälestuseks, vedelevad suitsukonid ja mul on sellest kõrini. Ja ajaloo kustutamine on sellega kõigega täiesti seotud. See, et nad püüavad kujutada mineviku kangelasi ümber kurjade inimeste, orjapidajate ja muu sellisena ja eemaldada neid mälestusmärke, kõik see kokku paneb inimese tundma, et tema ühiskond ei ole kaitsmist väärt. Aga siin on üks mees, kes vaatab mälestusmärki. Kui paljudest mälestusmärkidest oled sina mööda kõndinud ja näinud, kuidas inimesed neid rüvetavad seal istuvad? Võib-olla nad urineerivad selle peale, võib-olla nad suitsetavad sigaretti, võib-olla nad lihtsalt hängivad seal. Ja see mees mõtleb, mis toimub? Meie ühiskond on kaitsmist väärt. Ma tean, et kui sa lähed tervesse ühiskonda, siis kui seal on koht, kuhu sõjakangelane on maetud, siis suhtutakse sellesse väga tõsiselt. Ja see peab olema puhas ning seda austatakse. Seal on lilled ja seda kindlasti ei rüvetata. Aga siin üle Ühendkuningriigi on kõik need erinevad mälestuspaigad, kus mehed on lihtsalt, kus migrandid lihtsalt ei hooli. Neid ei huvita üldse. Ja sellel mehel on sellest lihtsalt küllalt saanud. Ja ta pole teinud ainult ühte videot, ta on teinud neid mitu. See poiss. 1, 2, 3. Sa tead, mida ma mõtlen. Miks sa salvestad? Miks sa salvestad? Ei, mees. See on minu. Kuula mind. Tule. See on minu sõjamemoriaal. Nii et tule siia, mees. Sa puhkad, sa tuled ka minu lähedale. Hei, puhkad, sa tuled ka minu lähedale. See mees ütleb, et meil on lubatud siin istuda. Ja tõde on see, et tal on lubatud öelda, et istuge siin. Ja ta võib olla pahane selle peale, et teda filmitakse millegi pärast. Aga see mees ütleb, vaata, nad tulevad siia ja nad ei austa isegi meie, see on minu sõjamälestusmärk. Ja ausalt öeldes, sellel on põhjus, miks see nii laialt levima läks. Sest selles mehes on midagi nii puhast, kes ütleb, et ma ei ürita olla vägivaldne. Ma ütlen neile, et hoidke eemale, te ei taha minuga tüli alustada. Ta on neist palju suurem, ta on ilmselt neist tugevam. Aga samal ajal on see asi, mis mulle korda läheb. Tee midagi, sõber. Hei, tee midagi, sõber. Mängi oma rumalat mängu ja tõmba tagasi oma väikeste idiootide juurde. Saad aru, mida ma mõtlen? Nii, saadki sõjamälestusmärgi asja vorda. Ma olen tõeline värdjas. Tule siia, tule. Näed seda? Libud, vend. Hoidu või kuradi sõjamälestusmärgist eemale. See asi tähendas midagi. Aga läiksed tüdukud, läikeste peenistega, me paneme neid kõiki kahte. Pask võtab, mees. Vabandan kõigi ees keelekasutuse pärast. Te juba teate, et me püüame selles saates oma keele puhtana hoida, sest me usume sellesse. Ja ma arvan, et alati saab oma mõtte edasi anda ka ilma ropendamata. Aga see ongi selle juures nii ilus ja miks see video on nii laialt levinud. See mees üritab lihtsalt oma enda sõjamälestusmärki kaitsta. Ja see on miski, mille me oleme täiesti unustanud. Aga samas oleme siin selleks, et arutada, kas sellest saab kodusõda. Me näeme ikka ja jälle uusi videoid, mis tunduvad tõesti hirmutavad. Need mehed, kes on valmis vägivallatsema, et oma riiki kaitsta, see läheb aina hullemaks ja hullemaks. Ja just sellepärast räägitaksegi kodusõjast, sest need mehed on valmis ütlema, tead mis, meil on sellest kõrini, me hakkame oma riiki kaitsma. Ja põhjus, miks asi on sellesse punkti jõudnud, on see, et neid on sunnitud sellesse punkti jõudma. Jällegi, kui nad käituvad vägivaldselt, siis see on nende vastutus. Sellele pole maailmas mingit õigustust. Vägivallale pole kunagi õigustust. Siiski on samal ajal oluline mõista ja tajuda nüansse, et aastaid pole need mehed midagi öelnud. Nad ei ole midagi teinud, sest nad uskusid valitsust, nad uskusid NHS-i, nad uskusid sotsiaalteenuseid, nad uskusid, et politsei toetab neid. Aga nüüd, kui see woke-värk toimub ja järjest rohkem tuuakse neid inimesi, kes linnu hävitavad, lähevad need mehed rünnakule. Neil on küllalt ja see hakkab järjest hirmutavam välja nägema. Ja mul on väga kahju süütutest, lahketest, seaduslikest migrantidest, kes nüüd peavad selle tagajärgedega toime tulema.
aga need ongi selle tagajärjed. Linna mitmekultuurseks muutmise nimel. Selle nimel, et mitte olla inimeste suhtes rassistlik, surutakse inimesed nurka, kus nad peavad nüüd valima. Kui seda oleks tehtud normaalsel viisil, kui migrante oleks lubatud sisse ainult seaduslikult, ainult neid, kes tõesti tahavad ühiskonda sulanduda, siis oleks võimalik luua midagi tervislikku ja head. Aga kuna nii ei toimita, kuna need migrandid on valitud, eriti just ebaseaduslikud ja vägivaldsed, et neid kaitsta rohkem kui riigi tegelikke kodanikke, siis riigi kodanikud tõusevad mingil hetkel üles, loodetavasti rahumeelselt, aga võib-olla ka vägivaldselt. Ja see toob kaasa muutuse. Sa ei saa mingil juhul sellist asja luua ja proovida inimesi veenda, et just selline peaks Briti kodaniku auhind välja nägema. Olgu. On käesolevaga ametlikult tunnustatud rahvaauhindade poolt erakordse panuse eest kogukonda, nende pühendumuse eest tähendusrikka muutuse loomisel ja inspiratsiooni eest, mida nad teistele pakuvad. Kõik selles on vale ja kõik Ühendkuningriigis tunnevad seda ja siin me nüüd oleme. See, milleks see lõpuks võib kujuneda, on see, mida te Poolas näete. Eks, kus need mehed tulevad väl ja kuula, mida nad räägivad. See on huvitav video. Mida sa siin teed? Mis mõttes mis? Sa ei tea, mis meie riigis toimub. Me kaitseme oma piire, et ükski räpane bossi värdjas ei saaks meie riiki siseneda. Kõigile läbipõlenud pseudoinseneridele. Okei, siia see asi liigubki. Kas me tahame seda? Ei. Kas me tahaksime, et valitsus lihtsalt lõpetaks ise mõtlemise, et asi nii kaugele ei jõuaks? Absoluutselt. Kas me toetame sellist vägivalda? Ei. Aga kas meile meeldib mõte, et mehed tegelikult kaitsevad oma kultuuri ja seisavad selle eest? Absoluutselt. Meestelt on liiga kaua mehelikust ära võetud. Meestel on öeldud, et nad lihtsalt istuksid vaikselt, kuni politsei tegutseb. Ja samal ajal on nende naisi rüvetatud, hävitatud ja laastatud nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Ja mingil hetkel hakkab ühiskond vastu hakkama. Vaatame, mis saab. Ja aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörate.